No tšau! Maikuu 3. kalalkäik. Kahte esimest ei ole mõtet mainidagi. Täielik vaikus, seetõttu ei ole ka ühtegi videot üles laadinud. Kuna ilmad on nädalavahetusel ilusad ja vaba aeg on, siis mõtlesin, et tuleks ikka prooviks endiselt. Põhjaõnged on juba sees. Ja nagu ikka, loobin lanti. Loodame, et ahven on juba jõkke jõudnud. Natuke kahtlen veel selles, aga vaatame, kuidas haugiga lood on. Ja eks kui midagi on, siis tulemustest annan teada. Nii. Ja esimene hauginulk siis otsas. Väike ja ja läheb tagasi ka. Oi, rahu, kohe saad välja. Kohe laseme vabaks. Nii. Nonii, natukene suurem seekord. Oba! See võib olla isegi mõõdukas olla. Nii, selline ta on siis. Teeme kiire mõõtmise ja kui on alakas, siis laseme tagasi. Nii. Täitsa mõõduga ala muidu, aga lasen ikkagi tagasi selle. Las kasvab veel. Tundub, et kala hakkab õhtu poole võtma rohkem. Natuke veel loobin ja äkki tuleb midagi suuremat. Hakkame siis päeva lõpetama. Jätan ühe põhjaõnge sisse. Teen veel viimased visked ja siis koju ka. Tee peale jääb üks forellilõik, aga vaatame, kas viitsin sinna minna või mitte. Homme hommikul vara üritaks tulla veel mõned tunnikesed siin loopida ja pühapäeval äkki hoopis oma vanad tuttava Rabajärve äärde, kus pole ammu käinud. Siis äkki tuleb ilme ka kaasa. Muidugi hea teada, et kala ikka nüüd jões on. Ahvenut veel küll mitte, aga haug on juba liikel. Mitte just kõige suuremad, aga eks nad ootavad elus sööta nagu eelmisel aastal. Aga selleks on vaja ahvenat. Ühesõnaga maikuus võib siis öelda, et käsi on valgeks saadud. Nii forelli kui ka haugi. Üks isegi mõõdukas, aga võtaks endale üldiselt reegli, et haugi võtab koju alates 50 sentimeetrist.
kui kõht just nii väga tühi ei ole. Okei, teen veel mõned visked. Eks kui midagi otsa jääb, siis lülitan kaamera sisse. Ja kui ei, siis üritan tänastest võttudest midagi kokku lõigata. Aitäh kõigile, kes minu videosid vaatavad, tellivad kanalit, laigivad. Minge kalale, tundke ennast hästi. Tšau!